Ehk siis nüüd teeme Sellesama, liitlause. Liitlause oli, nad ei saanud aias mängida, sest muru oli märg. Nii. Mina ütlen siis kõigepealt jälle tegusõnad, eks ju. Ei saanud mängida, oli, 3 jälle. Just, 3 osa on ju. Nii. Jah. Mina küsin selle peale. Kõik olid eelmises võrdsed. Ma sain aru. Ja, no siis oli võrdsed. Oota, aga kas... Sellepärast, et main clause ja Seda me seal, jah, seal olid põhimõtteliselt kõik main clause'id. Neid lähebki nüüd siin vaja. Nüüd olid main clause'id olid. Ja, aga tegelikult, oota, ma mõtlen, ei saanud mängida, see on vist üks, ei saanud mängida on üks tegevus ikkagi, ma hakkasin mõtlema. Okei. Aga siin on meil 2 vaja ja meil on siin 2 vaja. Ja siis jälle näeme, et see, mis neid nagu justkui ühendab, on jälle see koma on ju. Nii. Aga kui me nüüd ei saanud mängida, kui me nüüd neid nagu vaatame, siis kas see lause, et sest muru oli liiga märg, kas see ütleb meile nagu, kas see on selge lause, kas see ütleb meile midagi? Ilma mitte, sellepärast, et sestile peaks midagi eelnema. Et ta nagu sõltub sellest esimesest lausest, on ju. Aga see lause, nad ei saanud aiast mängida, see võiks täitsa eraldi toimida küll, on ju. Üks on ja üks ei ole. Ehk siis seda me nimetamegi põhilause osaks, on ju, main clause. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Põhilause on. Ja see, mis algab siis meil jälle sidesõnaga, see asub siin justkui allpool tähtsuselt. Ja see on nagu täpsustus, see on nagu põhjendus sellele, on ju, sellele sõnale, et miks nad ei saanud, sellele osale, miks nad ei saanud mängida. Ja siit me nüüd otsimegi selle why, et mis küsimusele see vastab küsimusele miks, on ju, see sõna, see lause osa vastab küsimusele miks. Ja seda nimetamegi siis seda mingi määruslik, mingi, ma ei tea, mis iganes seda eesti keeles on, adverb clause of cause. Tea, mis see tähendab eesti keeles võidu küll. Siin võib tegelikult ju panna, ma mõtlen küll ju neid või. Tee sellest pilt. Võib ju, sest et see on nagu esimene osa ja see on nagu teine osa. Ja. Oota, selle peab siia panema. Ja. See on kõrvallause, see on pealause, see on pealause, see on kõrvallause. Ainuke, millest ma aru ei saa, mis see inglise keeles tähendab. Mingisugune määruslik aga selle sa leiad tänu sellele, et sa võtad miks see juhtus ja siit saad teada, mis see lause on. See lause osa vastab sellele küsimusele. Aga sa paned ta niipidi või sa paned ta niipidi? Oota, näita mõlemad pooled. Ma paneks küsimuse, sest et seda on lapsele ka lihtsam aru saada. Ma tegin nüüd mõlemast saada sulle siis jälle. Jah.